90. aastate esimeses pooles oli siin Linnahalli keldrites mitu raadiostuudiot, muu hulgas Raadio Kuku, kus oli selline öine saade, mille nimi oli Vabariigi Valvur. Ja sinna olid siis Vabariiki valvama palgatud kaks minu kursusekaaslast teatrikoolist, Andri Luup ja Mart Aas. Ja 90. aastate alguses olid juba paljud inimesed saanud välja ja olid tekkinud ka meediakuurud, kes siis andsid noortele juhiseid, millist muusikat tuleks seal öösel mängida. Ja meil tekkis, mind siia ei olnud palutud, aga sõbrad palusid vahepeal kaasa, tekkis idee, et katsetame natuke selle formaadiga ja siis nendes, võib vist öelda sellistes hitiraadiotes mängisime näiteks kella 11-12 õhtul barokki. Ja niimoodi see kestis ja ükskord ühel sellisel ööl mul kursusekaaslase Mart Aasaga oli vaja valmistada ette järgmise päeva teatritunniks üks stseen Hugo Raudsepa näidendist Põrunud aruõnnistus. Ja me mõtlesime, et kus seda teha, Mart pani plaadid käima ja siis tuli meile meelde, et me oleme ju tegelikult Eesti ühe suurema lava all, seesama lava, et miks seda lava siis mitte kasutada. Ja meie üllatuseks see uks lavale oli praktiliselt raadiostuudio kõrval ja see uks oli ka lahti. Tulime lavale, siin oli selline, ka selline hämar valgus peal ja vaatasime, et kedagi ei ole. Hakkasime proovi tegema. Stseen oli selline, et üks mees oli pikali, teine oli tema juures. See, kes oli pikali, sai eelmises stseenis haamriga pähe ja nüüd oli küsida, kas ta mängib hullu või on hull. Ja umbes 20 minutit me seda stseeni harjutasime ja see töö võttis meid endaga kaasa, me unustasime ära, kus me oleme ja kuidas me siin üldse oleme. Ühel hetkel tulid valgusvihud, sealt ridade tagant pandi meile taskulambid peale ja olid sellised turske olekuga mehed ja koerad, nii et omamoodi haarang. Aga see oli ülemineku aeg ja meil lasti kuidagi minna ilma, et oleks vist isegi uuritud, kuidas me siia saime. Üks Eesti soost mõtleja, kes on elanud muide ka Itaalias ja Saksamaal ja Kanadas, Vello Salo on käinud välja huvitava mõtte, et kõik raha on vaeste raha. Et tähendab, kui meil juhtub raha olema, siis me peame meeles hoidma, et me haldame vaeste raha. Ja mul tekkis mõte, et äkki on ruumidega samamoodi, et kui on ruum, siis tuleb seda teistega jagada ja ei ole vaja välja ajada, sest muidu võib ruumiga juhtuda see, mis on juhtunud Tallinna Linnahalliga.